Karl, sina oled Millenniumi laps, kuidas sa tunned, et kas sa tarbid minust, kes ma ei ole Millenniumi laps, meediat natukene erinevalt? No sinuga tarbime tegelikult meediat ilmselt suht sarnaselt, aga jah, üldiselt ma usun, et see Millenniumi põlvkond võrreldes siis näiteks meie vanematega või kogu selle natuke eakama seltskonnaga tarbib täna meediat väga-väga teistmoodi. Ja mõned punktid või sellised mõtted, mida ma näen ise, kuidas see tarbimine on väga erinev, on esiteks see, et on sellel Millenniumi lastel väga kadunud siuke nii-öelda aja peale või siis lineaarne teleprogrammi või telesisu vaatamine. Ühesõnaga see on langemas. Et järelvaatamine on kindlasti selline asi, mis kindlasti tõuseb. Teine väga-väga oluline ja väga suur tarbimiserisus on see, et kogu seda sisu tarbitakse täiesti erinevalt ekraanidelt. Et kui vanasti oli kodus üks suur telekas ja kogu perekond või vanemad inimesed seda siis nii-öelda vaatavad, siis täna on mobiiltelefonid, tahvlid, arvutid ja suured ekraanid. Ehk seda sisu tarbitakse väga-väga mitmetelt erinevatelt meediumitelt. Et ma usun, et need ongi kaks siukest nii-öelda nagu suuremat ja olulisemat erinevust ja sealt siuke nii-öelda kõik need ülejäänud tarbimis- ja käitumismudelid tegelikult alguse saavadki. No selleks, et meelelahutust endiselt sarnaselt praegusele tarbida, siis Olle Mirme, sina Kanal 2 programmijuhina pead iga päev langetama selliseid otsuseid, mis just neid samu Millenniumi lapsi tooksid telerite ette ja mõtlema, et nad tarbiksid seda sama lineaarset televisiooni. Et nende Millenniumi laste pärast on Katrin öelnud, peab tugevalt pingutama, et nende tähelepanu ära teenida. Kuidas sa pingutad? No eks need pingutuse viljad, olgu siis magusamad või kibedamad, on ju lõpuks näha eetrist ja tegelikust elust. Ja ilmselt võibki ütelda, et paiguti kukub täitsa nagu välja ja paiguti üldse mitte. Et iseasi nüüd on see, et televisioon, see isegi kõlab nagu naljakalt, aga on juba muutumas tõesti mingisuguseks selliseks nagu elu põhiväärtuseks või ta on sellest kunagisest, ka televisioon oli kunagi moodne tehnoloogiline vidin või uuendus, nii nagu me täna räägime oma digimaailmast, eks ole, kunagi oli ju seda ka televisioon. Täna me räägime juba televisioonist kuidagi sellises peaaegu nagu rahvaluule ja eepos ja Kalevipoeg. No peaaegu ega palju ei puudu, et pigem ma arvan, et see televisiooni puhul see lineaarne, mittelineaarne järelvaatamine, ettevaatamine, tahavaatamine, vasakult paremalt vaatamine, seest ja väljast vaatamine, et ega siin ei kannatagi nagu liiga üksipulki nagu lahti lüüa või neid kuidagi hakata kunstlikult eraldama. Kui me võtame märksõnaks, et televisioon on pilt pluss heli ja mingisugune lugu, olgu siis uudise vormis või lavastusliku sarja vormis või filmi vormis või mis iganes vormis, kuidas sa seda tarbid, pole olemuslikult suurt vahet, eks ole, et söö seda suppi lusikaga, lurista üle kausi serva, helbi kahvliga, kui arvad paremaks. Need on vahendid, eks ole, sisu on ikkagi sama. Ma tegelikult päris nõus sellega ei ole, sest tegelikult see ärimudel, kas sa vaatad seda nii-öelda asja siukses nii-öelda nagu lineaarses formaadis või seda tagantjärgi on seal väga-väga erinev. Tegelikult sealt sõltub ka see, kuidas televisioon ja kogu see äri ennast peamiselt rahastab, on reklaamtegevus ja nendel kahel nii-öelda vaatamismudelil tegelikult on väga-väga erinevad nii-öelda rahastamismudelid taga. See on tõsi, aga sama palju on tõsi see, et me ilmselt Arvamusfestivali nii kõnelejad kui kuulajad ei esinda nüüd päris seda keskmist läbilõiget Eesti ühiskonnast, eks ole, oleme kuidagi nõus. Et me ise võib-olla inimestena, kes kuidagi oleme selles digimaailmas ülepeakaela sees ja võib-olla ka meie lapsed juba on selles maailmas ülepeakaela sees, me võimendame selle juba peaaegu nagu universaalseks mudeliks, et nii ongi, kõik inimesed käituvad nii ja mitte kuidagi teisiti. Reaalsus on täna see, et klassikaline, see kõige-kõige vanamoodsam, peaaegu nagu juba ürgsem televisioon, kus on saated ritta pandud, inimene paneb selle teleka käima ja ta vaatab või ei vaata, vahepeal pöörab pilgu mujale, vahepeal käib õues, tuleb tagasi. See on jätkuvalt kõige vägevam, kõige suurem meedium täna.
ja ta ei ole mitte hääbuv, mis on tohutu paradoks võib-olla, aga ta on pigem kasvav meedium ehk et teleri vaatamine ei Eestis ega maailmas just nimelt seesama teleri vaatamine tähendas, et seina peal või mis iganes kummuti nurgal on telekas, selle vaatamine kasvab, mitte ei kahane. Eesti Telekomide see muidugi jubedalt meeldiks, kui nii oleks. Meil on 190 kanalit, me kogu aeg ostame neid juurde, et kui nii läheks, no kõik oleks super hästi. No siis ma tõin teile hea uudise juhul, kui see oli uudis. Absoluutselt. Aga Olle Tischler, sina oled Oracle'ist ja Oracle on võib-olla selline suur korporatsioon maailmas, mis on tuntud selle poolest või enterprise, et ta võtab mingisuguse hea idee, võtab selle idee, viib selle ellu ja jõuga laseb selle nii-öelda lendu. Et kui sa mõtled nüüd Millenniumi lastele ja selles kontekstis, mida me siin mõtiskleme, Millenniumi lapsed ja meelelahutus, siis kahtlemata on ka Oracle jaoks need noored inimesed üks väga oluline turg. Jaa, tegelikult ju nagu teine Olle ütles, et tarbimine tegelikult ei vähene, on ju. Et tarbimine suureneb ja võitlus käib ju tarbija pärast, eks. Et tarbija tähelepanu saada ja saada tema aeg ja millest seda siis iganes mõõdetakse, on ju. Et suurtel ettevõtetel on võime luua maailma, luua asju, mida ei olnud eile. Ja tihtipeale see loomine käib hästi intuitiivselt, et seda ei saa planeerida, seda ei saa mingid äriplaani välja arvutamine on suht mõttetu, on ju. Luuakse tunde järgi uusi tehnoloogiaid, uusi ärimudeleid, uusi struktuure täiesti ja nad turundatakse nii tugevalt üles, et me ei märkagi, kui sellest saab aktsepteeritud mainstream peaaegu, on ju. Et ja teiselt poolt kogu meedia tarbimise kasvuga käib kaasas tohutu andmemahu kasv ja kui me räägime siin, et lineaarne vaatamine toimub järelvaatamine, see on tegelikult esitab tohutud tehnoloogilised nõudmised, et järelvaadata kõiki asju erinevatest vahenditest, et see võib tekitada seal täiesti uusi ärimudeleid sinna vahele, see võib tekitada ja kuna ärimudel muutub kanal või muutub see vahend, siis mahub sinna vahele juba uusi teenuseid, sinna mahub vahele uusi reklaami võimalusi, et tegelikult televisioon iseenesest mingis mõttes peaks ka olema valmis selleks, et sisu ja vorm lahknevad aina rohkem. Aga sina näed eelkõige seda, et see sisu ikkagi on see, mis drive'ib seda kogu seda merelahutusmaailma? Või? Kahtlemata. Ma tahaks natuke kommenteerida lihtsalt erinevate uuringute baasilt, mis on tehtud, et tegelikult selle sama Millenniumi, täiskasvanud Millenniumi põlvkonna liikmeid Euroopas on praegu kuskil 24%, USAs kuskil 27%. Mida enam neid täiskasvanuks saab, seda suurema osakaalu täiskasvanud inimestest nad omandavad. Et kui ütleme siis see, mis hetkel see televisiooni endine populaarsus, endine asjakohasus, millele ma ei taha vastu vaielda, aga sellele, et televisiooni tarbitakse samasuguselt või et see televiisor on endiselt oluline, sellele ma tahan kindlasti vastu vaielda. Selles mõttes, et seesama Millenniumi põlvkond kindlasti ei vaata seda televiisorit, et ta vaatab mitmelt ekraanilt seda sama contenti, kusjuures ta võib vaadata seda mitmelt ekraanilt paralleelselt. Et tal võib joosta laptopis Netflixist see hooaeg, mida iganes, House of Cards või Game of Thronesi või mida iganes, mille ta on otsustanud ühe päevaga ära vaadata ja samal ajal võib tal jooksta telefonist midagi muud ja iPadist midagi muud. Aga et see televiisori kui keskse tehnika olulisus, selle kohta on nagu hästi palju uuringuid juba, mis väidavad, et see nii ei ole. Samamoodi on minu meelest hästi huvitav see, et see on küll nüüd Ameerika Millenniumi põlvkonna kohta, et kui anda 25 minutit vaba aega Millenniumikele ja need on muidugi üldistused, aga me ei saa uuringutest üldse rääkida, kui me vähemalt kvantitatiivsetest, kui me üldistusi ei tee, et kui anda 25 minutit vaba aega, siis valdavalt on 4 tegevust, mida tehakse. Kas magatakse,
vaadatakse Netflixist jupike midagi ja see on täiesti okei vaadata 10 minutit midagi selleks, et ennast lõdvestada. Tšekitakse oma sotsiaalmeedia staatust või tehakse trenni. Et noh, need on nagu mingid sellised mustrid ja siis me võime selle põhjalt küsida, et mida näiteks nii-öelda selle binge watch imise või selle, kuidas seda eesti keeles öelda, hunnikus vaatamise komme või eelistus, mida see teeb teleseriaali žanri kui sellisega. Et kui meil vanasti oli loo jutustamises kanalist ja meediumist tulenevad mingisugused seaduspärasused, et mis nendega nüüd siis saab, et kuidas me nüüd neid lugusid jutustame? Olle, ma tahan sinu käest küsida seda, et kui tavaliselt ütleme, inimesed tarbisid seni näiteks sarju niimoodi, et nad vaatasid esmaspäeva õhtul selle ühe episoodi ära, siis ootasid järgmise esmaspäevani, siis vaatasid järgmise. Et siis ma usun, et sa nõustud, et tegelikult täna need samad millenniumi lapsed, nemad vaatavad ikkagi kogu hooaja ära mingi ööga või nii. Ja siis kuidas sina selles maailmas siis üritad neid ikkagi hoida iga esmaspäev kell 8:00 õhtul teleka ees? Siis on reporter, siis on selline lihtne labane vastus oleks ju see, et noh, küll me ära ootame, kuni need millenniumi lapsed saavad millenniumi täiskasvanuteks. Et mis on tõsi, et lapsepõlv, nagu me teame, keskajal ei tuntud üldse sellist mõistet. 100 aastat tagasi oli täitsa okei panna 12-aastane vabriku pingi taha. Noh, täna oleme jõudnud sinna, kus 30-aastane on ka veel ikka oma ema-isa silmatera ja põhimure ongi nagu me siin kuuleme, eks ole, et sotsiaalmeedia staatuse tšekkimine ja kuidagi nii, et noh, kui niimoodi ma natukene demagoogitsen, aga seest mõnuga ja ütlen, et noh, küll las kasvavad, et noh, hea küll, kui 30-selt või 25-selt see lapsepõlv kestab, noh, küll kunagi tuleb see raugaiga 40 ja 45 ja 50 ja kuidagi seda rähklemist ja pusimist jääb vähemaks, et televisioon on ikka alles, ärge muretsege, noh, kasvate ja jõuate meie juurde nagu ringiga tagasi. Aga mingis mõttes ega kõik see, mida me siin nagu kuuleme, noh, me kõik ju teame, et muidugi on tehnoloogiliselt kõik need võimalused olemas, neid tuleb üha nagu juurde. See pilt läheb kirjumaks ja kirjumaks ja kirjumaks 5 aasta pärast või 10 aasta pärast. Mis iganes kuulame tagantjärgi, mida me siin täna rääkisime, see tundus selline hambutu lalin, enda meelest olime tohutult moodsad inimesed, moodsate võimalustega, no see kõik on selline ajahambast puretud veider heietamine selle pilguga juba, et noh, muidugi see nii on, muidugi see nii läheb, aga see, mida ma üritan, noh, ma ei tea siis kaitsta osaliselt sellepärast, et Jumal on sellise ameti andnud, osalt sellepärast, et ma tõesti nii arvan, et need ei välista üksteist. Suurim, ma arvan, olemuslik eksitus ikkagi ongi uskuda, et mingi uus asi ja see uus on just noh, nüüd ja praegu, see lööb kõik kuppi, maailm, noh nüüd maailm muutub, et ma ei tea, tuli kino, enam teater sureb jala pealt, tuleb järgmine asi, noh nad täienevad, ehk see multitasking on palju relevantsem märksõna täna ja ütleme seesama järelvaatamise küsimus, see on täna noh marginaalsem, kui me arvame, eks ole, noh sa ei saa nii-öelda telekomi mehed ei saa seda kinnitada, aga noh, ma vähemalt provokatiivselt väidan, et see on marginaalsem, kui me ette kujutame. Võib-olla mina ja sina kasutame seda väga palju, aga lai inimkond, kes katab kõik need 8 miljardit, eks ole, noh see on imetilluke osa. Aga anname Karlile võimaluse oponeerida. Ja, ma tegelikult ei tahagi oponeerida, ma pigem nagu tunnustaks seda mõtet, et tegelikult ma ei usu, et see lineaarne või live televisioon kuhugi kaob. Et ta pigem nagu muutub sellest, mis ta täna on, pigem võib-olla rohkem, võib-olla veel selliseks sündmuse põhiseks. Et kui meil on Kaia Kanepi kuskil võistlemas, siis me tahame näha seda kohe ja taaskord siis tekib see seadmete küsimus on, et ma võib-olla tõesti ei taha minna koju suure ekraani ette, vaid vaatan kohe mobiiltelefoniga või mis iganes arvuti teiselt ekraanilt. Kui meil aastavahetusel peab president kõne, siis seda ka tahaks kuulata kohe on, et see on ka siuke need asjad. Et selles suhtes ta kindlasti nii-öelda nagu ära ei kao ja ma usungi, et võib-olla mis ka Kanal 2 mingisuguse strateegias pikamaaliselt ette sisse pandud ongi see, et keskendudagi rohkem nendele sündmustele, mida me tahame kohe otse siin ja nüüd tarbida, millel ei ole sihukest nii-öelda nagu järelvaadatavat väärtust.
et kui me siiamaani vaatame seda sihukest nii-öelda klassikalist teleprogrammi, siis seal on uudised, seal on filmid, seal on sarjad, kogu see värk. Et need sarjad ja filmid, sellel ei ole tegelikult vahet, kas ma vaatan neid kell 8 või ja kas ma vaatan korraga lõpuni ära või mitte, on ju. Aga teatud tüüpi sündmustel on ja ma usun, et see sihuke lineaarne või live televisioon nendele rohkem keskenduma hakkab. Olle Tischler, mida sina sellest jutust siiamaani arvad, et kuidas sulle tundub, ütleme natukene kergelt IT-ettevõttest kõrvalt vaadates see, mida mul ülitus rohkem see lapsevanema roll sisse, et ma saan kodus jälgida siis kahte sellist põlvkonda, üks on 18 ja teine on 9 on ju. Et kuidas nad 18-aastane ei vaata üldse telekat. Seda ei ole olemas. On ju. Kui ma nüüd kodus hakkaksin kõike välja vahetama kogu tehnikat, siis ma väga tõsiselt mõtleks, kas ma teleka ostan. Võib-olla ma ei rõõmusta siin kedagi on ju. Ja tegelikult ma näen kodus seda, mul on kolmikud tütred on ju 9-aastased, kes siis vaatavad kõik erinevaid asju erinevatest seadmetest, eks. Wow, see on päris julm, kui sul on kolmikud tütred, kes vaatavad erinevatest device'idest, see on päris kulukas värk. Ja me tuleme, ütleme, kas me tuleme või nemad tulevad kuskilt laagrist koju, siis mis toimub on ju, et 1 või 2 vaatavad elutoas seda ühesõnaga mingit Eesti seriaali on ju. Kättemaksukontorit. Aitäh, et sa välja aitasid on ju. Ja just nimelt see vaadatakse järjest ära 7 osa, eks. Ja teisest toast toimub mingi täiesti teine meedia tarbimine, eks ole. Et see on nagu nende aeg, kus nad võivad meediat tarbida. No. Eks. Aga selles mõttes jah, et nii see nagu ajastus, kui see vahend on nagu täitsa sassis juba, eks. Aga mul tekkis teine mõte, et me võib-olla äkki püüaksime siin meie sihtgrupi esindajad on piisavalt palju, et neid juba kaasata sellesse diskussiooni. Kas keegi tahaks kuidagi sekkuda, küsida küsimusi, väita midagi täiesti vastupidist ja öelda, et mina olen millenniumi laps ja te ajate jama? No te ei pea nii pidades meeles, et 35-aastane on ka millenniumi laps. Jah. See on tegelikult, ma olen 36, see on suhteliselt siuke lootustandev, et ma olen millenniumi laps. Aga ma ütlen ühe sõna veel enda kohta, nii kuni publik kogub julgust, et mina olen ERR-i äpisõltlane. Ma tõsiselt tarbin seda 5 korda või kasutan seda 5 korda päevas on ju. Ma kasutan väga palju järelkuulamist ja samamoodi näiteks TV-d on ju, kui ma sõidan või ma olen Eestist eemal on ju, siis ma tahan tarbida ETV-d on ju, ma tahan tarbida Eesti telekanaleid. Ma tarbin tohutus koguses Klassikaraadiot on ju ja ma tahan, et see kõik tuleks siit samast ja kohe, kas ma olen ükskõik mis riigis on ju, et ma tahan, et see oleks mulle kätte saada on ju. Ma olen seal millenniumi piiri peal on ju. Ma mõistan. Oled muidugi. Nii, aga lähme edasi, et siin natukene nagu mõelda selles, mis tulevikus tuleb, et tänaseks 23-aastase noormehe Palmer Lucki loodud Oculus Rifti tehnoloogia, et need on siis kuvarprillid, mis põhinevad stereoskoopilise pildi vaatamise võimaluse, et tõmmatakse omale selline asi ette, eks ole, pannakse, täna juba võib panna mobiiltelefoni sinna sisse niimoodi ja siis sa näed erinevat sellist reaalsust. Et kuidas see Rift meelelahutusmaailma täna muudab, nii nagu me seda täna tunneme, et Karl, mis sina arvad? Sellega läheb veel minu arvates natuke aega ja läheb natukene aega sellepärast, et need seadmed on meil tegelikult täna suhteliselt kallid. Siis ütleme kvaliteetsed seadmed, et mul on endal ka see papist variant olemas, sina paned selle mobiiltelefoni sisse ja siis ka saad selle kogemuse kätte, kuigi ta ei ole veel päris see, ta on ikkagi siuke nagu selle esmase maitse saamine. Ehk kui need seadmed odavamaks lähevad, siis kindlasti jah, on sellel väga suur tulevik. Ja teine asi, mida ma nagu täna näen, et eriti veel üritades leida seda content'it siin enda seadmesse, on seda, et seda väga ei ole. Ehk ei ole tegelikult mitte midagi, on olemas siuksed, ei ole sisu, just. Ehk nii või naa nagu selles televisiooni ja meelelahutusmaailmas kombeks öelda on, et content is the king, siis seda content'it seal veel ei ole. Et ta on tõesti siukse nii-öelda väga-väga basic tasemega.
ja tegelikult siin sellele lisaks nagu virtuaalsele reaalsusele on ka veel teine niisugune nagu termin või sarnane asi, ehk siis augmenteeritud reaalsus. Ja vot see on nüüd niisugune asi, mille kohta ma absoluutselt ei oska öelda või ennustada, kuhu see läheb. Ja see vaheliselt on siis selles, et virtuaalne reaalsus siis tähendab seda, et see nii-öelda luuakse keskkond, kus sa virtuaalselt oles. Ja augmenteeritud reaalsus siis seda, et olemasolevale keskkonnale pannakse virtuaalsed detailid juurde. Ehk tegelikult nii-öelda need mõlemad nii-öelda on omamoodi meelelahutuslikud vormid. Aga kindlasti, mida nad nii-öelda meelelahutuse võtmes võimaldavad, on see, et nad võimaldavad sellel kasutajal või sellel meediatarbijal ise seda sisu kujundada ja juhinduda ja seal nii-öelda sotsiaalselt osaleda. Et need on need ilmselt aspektid, mis sellega kaasnevad. Katrin, kas me siin mõtleme õigesti, kui me muretseme nende riftide pärast ja nende uute tehnoloogiate pärast, et on need millenniumi lapsed siis nii teistsugused, et tuleb neid kõnetada nende teistsuguste tehnoloogiatega või päeva lõpuks nad ikkagi tahavad tassiks teed ja küpsist süüa? No siin on kaks küsimust, mille nagu kokkulangetamine ei ole tegelikult kasulik, nagu, et see ajab asjad segasemaks. Et üks on siis see, et sotsiaalne muutus ja tehnoloogia, et millised on selle suhted, on ju. Et selles mõttes ma olen Ollega nagu täiesti nõus, et selline tehnoloogiline determinism, mis eeldab, et tehnoloogia on see, mis juhib sotsiaalset muutust, et see on lühinägelik ja üheplaaniline, et tegelikult see nii ei ole. Teine on küsimus siis sellest, et kas üks põlvkond on teisest põlvkonnast radikaalselt erinev, ükskõik mis põhjustel, kui me jätame praegu kõrvale selle, kuidas seda mõjutab tehnoloogia või midagi muud. Et ka siin on tegelikult, ütleme niimoodi, et need baasasjad, mis inimesi juhivad ja eriti mis noori inimesi juhivad, on tegelikult samad, mis nad on alati olnud. Noori inimesi paneb tiksuma, Noori inimesi paneb tiksuma võimalus suhelda oma sõpradega. Ehk et noored inimesed tulles välja sotsiaalsest kontekstist, kus nad ei ole saanud valida oma kaaslasi, sa ei saa valida oma peret, ehk siis sa oled alati sotsiaalses situatsioonis nii-öelda kohustuslikus korras, siis sõbrad on oma identiteedi väljakujunemiseks, suureks kasvamiseks äärmiselt olulised. Sest see on sinu nii-öelda siis see valitud perekond. Ehk et kui me jätame meelde endale selle, et sõbrad on olulised, sõpradega suhtlemine on oluline, siis see, kuidas me vaatame kõiki neid gadgeteid ja tehnoloogiat ja sotsiaalmeediat ja internetti muutub. Selles mõttes, et me ei vaata siis seda selle läbi, et kas sa oled oma telefonist sõltuvuses, vaid me vaatame seda selle järgi, et mille jaoks sa seda telefoni kasutad. Ja kui me sealt edasi vaatame seda, et mida näiteks need samad noored oma telefoniga teevad ja millal ja miks, siis me jõuame välja selliste huvitavate asjadeni, et muidugi nad kasutavad oma telefoni tundide mõttes palju, sellepärast et me oleme kolinud laagrisse ja buss käib harva ja me ei luba neil üksinda linna peal hängimas käia. Ehk et sisuliselt me oleme viinud oma teismelised turvalisse suburbiasse, pannud ukse lukku ja eeldame, et nad siis üksi lihtsalt lahutavad oma meelt ja saavad suureks kasvamisega hakkama. Et hästi palju sellest, mida peetakse sümptomaatiliseks nende tänapäeva noorte puhul, on tegelikult lihtsalt kerge muudatus selles, mida noored on alati tahtnud teha ja oluliseks pidanud. No aga me tegelikult ju ei taha, et nad kogu aeg nendes nutiseadmetes istuvad ju. Me tahaks, et nad läheks õue, muidu lähevad paksuks, et läheks õue, mängiks rahvaste palli ja ukakat. No, nendes keskkondades, kus neil on teisi omavanuseid inimesi, kes neile meeldivad, nad tegelikult ka teevad seda. Et väga sageli nad kasutavad telefoni selleks, et korraldada võimalust reaalselt kokku saada või siis istuvad telefonis ja chativad oma sõpradega olukordades, kus neil ei ole võimalust oma sõpradega füüsiliselt kokku saada. Aga sa ütlesid seda, et neile meeldib nagu sõpradega koos teha, et valida perekond ja siis selle koos valitud perekonnaga mingeid asju teha. Koos tegemine, hästi oluline. Kuidas nüüd meelelahutusmaailm võiks seda ära kasutada, seda koos tegemise momenti? No ütleme selles, mis on tehtud ju uuringuid päris palju ka just selle kohta, et kuidas muutub näiteks teatud telekontendi või meediakontendi žanr kui selline ja kuidas ta on muutunud läbi siis ütleme selle, kuidas vaadata, meile meeldib, et meile meeldib korraga palju vaadata, aga teine on just see sama osaluse asi. Ja seda osaluse teemat on palju
seda kella on palju helistatud ja sellest on hästi lihtne valesti aru saada, eeldades, et inimestel on tohutult aega ja tahtmist sinu eest sinu töö ära teha, mis ei ole tõsi. Küll aga on see, et kui me vaatame, et millised teleseriaalid näiteks kestavad 10 hooaega või midagi sellist, mis on tõeliselt suur saavutus, siis seal tekib mingi hetk nii-öelda see dialoog fännidega. Ehk et kirjutajad, stsenaristid reaalselt käivad mööda fännifoorumeid, loevad fanfictionit ja jätavad nii-öelda väikeseid armastuskirju oma stsenaariumisse, ilma muutmata täielikult seda sisu, aga jätavad nii-öelda väikseid armastuskirju fännile, mis ütlevad seda, et ma tean, et sa oled olemas, ma tean, et sa tahad panustada kuidagi sellesse. Ja siis seesama järelvaatamise teema või siis ütleme programmi valiku teema on tegelikult sellesama mündi teine külg, et sa kannad inimesele võimaluse enda jaoks selle mugavaks panna. Et päeva lõpuks jääb ikkagi see, et sina toodad seda contenti, inimesed tahavad seda contenti vaadata. Küsimus on see, et kui palju sa annad nagu valikuruumi, kui lugupidav sa mõnes mõttes oled oma tarbija vastu. Olle Mirme, kui palju sa saad seda lineaarkanalist kasutada taolist asja, et need nii-öelda siis flirtida oma selle kliendiga või oma vaatajaga ja et nad saaksid kuidagi sekkuda ja tunda, et nad sekkuvad sinu valitud programmi? Ühel, teisel, kolmandal moel seda ju televisioon tunneb juba aegu, ma ei tea, juba ilmselt 30-40 aastat tagasi oli esimesed telesaated, kus, ma ei tea, inimene saab helistada telestuudiosse, mina mäletan Noortestuudio pärastlõuna näiteks, Noor Vigla ja Kersna, ja see oli täitsa uskumatu, et võetaksegi päriselt telefon ja kuidagi mul oli endalgi kiusatus, aga lõpuks sain sellest jagu helistanud, aga see võimalus oli olemas, eks ole, täna need võimalused on ilmselt nagu teist ja kolmandat ja viiendat moodi, aga ma ei tea, kas see nüüd on vastus sellele sinu küsimusele, lihtsalt võib-olla, et kuidagi niimoodi aju tiksub omasoodu, et seesama sotsiaalse kogemuse element üldse meelelahutuse või meedia või mille iganes tarbimisel, eks ole, see on absoluutselt A ja O. Aga see, mida ma tahan öelda, on see, et lisaks sõpradele, mis on võib-olla see kõige silmaga nähtavam ja noort inimest kõige kuidagi selgemalt käima tõmbavam driver või element. Seal kõrval ärme unustab ära, et sõbrad ja ka perekond. Ehk et seesama märksõna sellest, milline telesari või telesaade on nagu päriselt edukas, ta kestab aastaid ja aastaid ja aastaid. Tegelikult edu valem ja võti on see, et ta peab kõnetama kogu perekonda. Neid saateid on imevähe, neid teemasid, mis kuidagi läheks korda sellele, ma ei tea, vanaemale ja 7-aastasele pägalikule, arusaadavalt neid hetki on väga-väga vähe, aga televisioon, see imevõime talt täna on veel täiesti olemas, harva aga on olemas, kus on võimalik, et vaatabki see põlvepikku ja see, kes on juba oma viimastel hingetõmmetel, nad kuidagi võib-olla näevad seal midagi nagu igaüks nagu oma nurga alt, saavad sealt mingi erineva emotsiooni, aga ta ikkagi nagu kõnetab, eks ole, laps leiab sealt mingisuguse situatsiooni koomika, tema ema-isa leiab mingisuguse, ma ei tea, sotsiaalse allhoovuse ja vanainimene vaatab lihtsalt, et näed, milliseks see maailm tänapäeval on muutunud. Jumal seda teab, aga ta toob kuidagi korrakski selle ürginimese lõkkeaseme ümber jälle kokku. Kas või põgusalt, siis minnakse selle nurka tagasi, et oma kõike seda mürama, aga on mingid hetked, kus ollakse koos. See on suurepärane mõte, aga ma ikkagi korraks küsiksin selle oma tagasihoidliku küsimuse veel ühe korra, et sa vastaksid ka minu küsimusele. Ja see oli see, et kuidas sa flirdid nende inimestega, kes sind vaatavad, kuidas sa kaasad näiteks neid samu millenniumi lapsi, et nad siis tõepoolest tunneksid, et nendega tegeletakse ka. Ma ei oska, ilmselt ma siis kuidagi alateadlikult, instinktiivselt hiilisingi sellest küsimusest kõrvale, sest et head vastust vist ei ole, vähemalt minul ei ole. Et ma arvan, et see vastus on see, et mis puudutab ükskõik millist sisu tootjat, edastajat, ma ei tea, on ta Hollywoodi filmitegija või on ta Eesti teletegija või kes ta siis parasjagu on, et see flirt käib niikuinii ju kogu aeg täiel rindel, eks ole. Me ei saa nagu seda teha iseendale, me peamegi selles mõttes seda tangot kogu aeg nagu oma tarbija või publikuga ju koos tantsima, eks ole. Et ma ei oska nüüd, see märksõna millenniumi laps, on mulle veel uus, ma harjun, õpin, et kui ma mõtlen oma peas, et kuidas me püüame kõnetada või kohale jõuda või anda seda mingit lisaväärtust, sotsiaalset, ma ei tea, haaratuse ja seotuse kogemust sellele tänasele 20-sele
või 30-sele inimesele. Noh, mul ei ole seda võluvastust. Ma arvan, et me püüame lihtsalt teha saateid, sarju, tont teab mida, et see kõnetaks ka neid. Sest et veel kord, kuidagi me jõuame kogu aeg ringidega mingisse ühte punkti tagasi, aga ma ütlen veel kord, et see, et inimesed vaatavad seda asja teisel moel, ei muuda asja olemust. Nad vaatavad seda, sest et kõik need inimesed, mu endagi tutvusringkond kubiseb neist, kes ütleb, mul ei ole telekat, ma ei ole 10 aastat vaadanud, ma ainult vaatan arvutist, mul on täiesti nagu viisav. Mida sealt, kallis sõber, mida sa vaatad, et YouTube'ist, mida sa YouTube'ist vaatad? No hea küll, vaatasin selle, kuidas kass mängib klaverit, see naljaklipp, et kõik juba, ma ei tea, 50 miljonit inimest on vaadanud, ma vaatasin ka, tore, hea küll, vaatasid selle ära, see 20 sekundit, mis sa veel? Siis ikka, tegelikult see jutt jõuab sinna, vaadatakse filme, vaadatakse teleseriaale, olgu Eesti või muu maaomi, ehk et ta kõik jõuab ikkagi samasse kolme kohta nagu tagasi, et. Olle Tischler, kommentaar. Jaa, aga selles mõttes, kui nüüd kanal, võtame televisiooni ja võtame ta kodumaise televisiooni, olgu, kes ta siis toodab ja peab tootma mingisuguseid sümboleid, mis nendele inimestele meelde jäävad, sest ma ütlen, kui ma vaatan seda 18 aastast, tema jaoks ei ole enam nagu telekat olemas, ehk et mis teda seob nagu, kuidas talle turundada saab, selleks tal peavad tekkima mingid seosed. Kui need seosed ära katkevad, ütleme, kui ta tarbib ainult maailma meediat, siis on tema nii-öelda kanalisse püüdmine ja talle turundamine läheb ainult keerulisemaks, eks. Ehk et selles mõttes hea, et see kodumaine seriaal toodab mingeid lugusid ja mingeid sümboleid ja isikuid, mida siis terve perekond 3 või 4 põlve saab koos arutada ja nende kaudu on võimalik alati tagasi tulla ja nii-öelda kasutada neid turunduses ära, et seda peab minu meelest jälgima, et muidu kaob üldse side ära, nagu kaob ära, eks ole, meie siis nii-öelda telekultuuriga või meediakultuuriga üldse see side on päris kerge katkema. Ma tegelikult isegi väidaksin ja vaielge mulle palun vastu, aga see väide võiks olla selline, et Kanal 2 on üks, koos Eesti meediaga, eks ole, on kahtlemata üks selliseid sisukantse, kes toodab hästi palju sisu, väga erinevat, ütleme, veebisisu, telesisu, raadiosisu, eks ole. Et see sisu tootmine on oluline ja see, et inimesed seda sisu tarbivad, ka see on fakt. Aga mitte mingisugust tähtsust tegelikult ei oma, millistes kanalites nad seda sisu tarbivad. Kas nad tõmbavad selle, vaatavad järelvaatamises selle seriaali ära, kas nad vaatavad seda online'is, kas nad vaatavad kuidas nad vaatavad, aga ma saan aru, et kõigi jaoks oleks oluline, et nad seda vaataksid. Põhimõtteliselt muidugi see suur, keeruline ja tegelikus elus tänini vastamata küsimus on selles, et sisu loomulikult on see, mida inimesed vaatavad. See on peaaegu sama selge, kui et päike tõuseb idast ja et talvel on külm, eks. Aga see dilemma või see suur küsimus lõpuks jõuab sinna punkti, et see sisu maksab. See maksab ja jube palju, vastikult palju, tõesti talumatult palju maksab. Iga issanda päev ma produtsentidega jauran kõikvõimalikel teemadel. Kogu aeg mul on tunne, et kuhu see raha nagu põleb või mida. Tegelikult mõistusega saan aru, aga vähemalt teen näo, et ma ei saa aru, kuhu see raha läheb. Jube kallis, vastik, talumatu jamps, eks ole. Nüüd, kui me räägime nendest erinevatest mudelitest, kuidas seda ühel hetkel mingite konkreetsete inimeste ja konkreetse raha eest toodetud sisu, ta on olemas. Kuidas ta nüüd niimoodi ikkagi laia ilma laiali jaotada, et kuidagigi tuleks tagasi. Ärme tahame rikkaks saada, ärgem olgem ahned, aga vähemalt nulli võiks ju jõuda, eks. Et see on nagu see küsimus, eriti Eesti-sugusel tibatillukesel mikroskoopilisel päkapiku turul, et me võime siin nagu neid mudeleid, platvorme, kümneid, sadu ja tuhandeid tekitada. Küsimus on see, kuidas see raha küla pealt jälle, nii-öelda, kui tuleb see hetk, et Pärdik on oma pigurid naljad ära teinud, leierkasti mees saadab nagu nii-öelda mütsiga publiku sekka, et mündid tuleks ikka ära, eks. Aga midagi ei tule. Võiks tulla rohkem, jah. Jõuame rahani. Raha on väga intrigeeriv teema, raha läheb meile kõigile alati korda. Ma vahepeal vaatan kiiresti läbi publiku, et kas keegi tahaks küsida midagi, tahaks keegi kommenteerida midagi, tahaks keegi vastu vaielda. See on täiesti okei siin, selles telgis see on täiesti okei, et kõigil on oma seisukoht ja kõik vastused on, kõik küsimused on õiged. Ei ole, nii, aga räägime rahast. Karl Anton.
Eesti Telekom on selles mõttes ju suure mõnusa rahapoti otsas, et telekanaleid on kõvasti ja sisu on kõvasti ja nii edasi. Aga nüüd, kui me räägime nendest Millenniumi lastest, keda Katrin on hästi uurinud ja teab, kuidas nad käituvad, siis ega nemad tingimata ei taha raha maksta. Nemad vaatavad Popcorn Time'is täpselt sel hetkel filme, kui nad filmid tulevad. Nemad vaatavad neid sarju, kui need tulevad ja kõige viimane asi, mille nad mõtlevad, on see, et kellelegi mingit raha maksta. Kusjuures, kas ma võin ennem korraks vastu vaielda? Vaida vastu. Et siin oli vahepeal üks, ütleme siis selle Millenniumi põlvkonna alapõlvkond, keda nimetati Napsteri põlvkonnaks, kes umbes 10 aastat oli selline auk, kus keegi ei tahtnud mitte millegi eest maksta. Ja see oli nagu selline, ütleme siis ideoloogiline hüppe, et ma saan kõike pirateerida ja pirateerimine on okei ja ütleme mingisugused eetilised või moraalsed tahud selle juures ei olnud kuidagi veel kalgendunud inimeste seas. Nüüd, ja enamus asju, mis ma ütlen, on see, et uuringud on näidanud, et selles mõttes sellele võib alati vastu vaielda, aga uuringud on näidanud, et tegelikult on praegu tõusmas inimeste soov maksta mitte palju erinevate striimimislahenduste eest. Ehk et ütleme mingid Netflixid ja Spotify'd ja sellised asjad, et inimeste tahe nendest maksta näitab protsentidest tõusu viimaste aastate lõikes. Võtsid täpselt selle sama vastuse, mida ma öelda tahtsin ära ja ma saan aru, et siin tekib väike keemia juba vastajate vahel, eks ole. Üks aitab teise välja. Jah, et tegelikult mulle endale tundub ka, et see küsimus ei ole täna selle Popcorn Time'i ja kõikide nende torrentite vaatamises niivõrd selles, et kas nad on nõus sellest raha maksma või mitte, vaid näiteks Eesti puhul lihtsalt sellest, et need teenused ei ole siin kättesaadavad. Ja need teenused ei ole siin kättesaadavad sellepärast, et puuduvad õigused seda siin regioonis levitada. Ja ma tean, Toomas, et sina tead väga täpselt, kuidas nende õigustega on ja kindlasti Olle teab väga täpselt, kuidas nende õigustega on. Et kui meil oleks võimalik pakkuda selliseid teenuseid nagu Netflix ja Hulu ja Amazon Prime ja HBO siin turul, siis me juba ammu teeksime seda. Ja tegelikult sellepärast need noored sinna Popcorn Time'idesse, torrentitesse ja kogu sellesse maailma lähevadki, et seal on lihtsalt need asjad olemas. Ja mis seal salata, need lähevad järjest mugavamaks, need lähevad järjest kasutajasõbralikumaks, et sealt see harjumusmudel tekibki. Kui ütleme nii-öelda nagu õiguste vaates oleks Eesti Telekomil võimalik pakkuda samasugust teenust nagu näiteks Popcorn Time täna pakub, siis ma olen täiesti kindel, et meil ei oleks probleeme klientide käes või klientidele selle müümisega. Olle Tischler, et kuidas see piraatluse probleem sinu poolt vaadates paistab? On see üldse probleem või on see lihtsalt tegelikult see, kuhu maailm on arenenud? Ma ei oska seda nüüd faktoloogiliselt öelda, aga mulle tundub nii-öelda sümpaatne see arvamus, et valmisolek maksta on võib-olla kasvanud või on olemas. Ja? Ma näen nagu seda teemat ikkagi, et kui palju inimesed üldse oma päevakavast sellise meelelahutuse peale saavad panna ja tahavad panna. On ju. Et see põlvkond on ilmselt väga tugevasti drivitud oma selle peer grupi poolt või kuidas see on siis nagu suhtlemisseltskonna poolt. On ju. Et ja vastavalt sellele ka siis ma usun, et need käitumismustrid võivad muutuda väga kiiresti. On ju. Olle, kui palju sa näed näiteks täna seda, et ma ei tea, mingisugune sari, mis on, ütleme siis esimeses hooajas väga edukas, aga mida aeg edasi, seda vähem edukust on, sellepärast et seda sarja tarbitaksegi nii, et tõmmatakse kõik korraga alla, kuskilt torrentist piraaditakse ära ja teile jäävad nii-öelda sari on ostetud, eks ole, kõik on legaalselt Eestisse tehtud, toodud, subtitreeritud, tõlgitud. See on kindlasti nii, et see on, mis iganes nimetame peavaluks või nimetame seda lihtsalt karmiks tegelikkuseks või mis nimi talle iganes kanda, aga asja mõte on ju päevselge, et noh, sellele punni ette panna ei ole kuidagi võimalik, seda kaablit ei ole võimalik kuidagi, ma ei tea, torutangidega läbi kaksata, et ja sellel on nii head kui halvad
järelmõjud, vähemalt ma ei räägi globaalselt, ma räägin Eesti turu ja veel selgemalt siis Eesti nagu teleturu mõistes. Ehk et selle silmaga nähtav, käega katsutav tulem tänaseks on see, et hankesarjad on muutunud selliseks perifeeriaks, siberiks. Need on kuskil, neid on nagu vaja, sest et sul on lõpuks 24/7 vaja voogata. Ühesõnaga, kuna iganes inimene selle nupu üles leiab, eks ole, midagi peab sealt ju kogu aeg tulema, eks. Aga kui ma mõtlen, mina olen Kanal 2 seda meeldivat, aga tänamatut tööd teinud nüüd umbes 15 aastat. Ja see on, kui mitte öö ja päev, siis vähemalt nagu selline hommikupoolik ja õhtupoolik ikka täitsa nagu teistmoodi loogika, teistmoodi harjumused, teistmoodi arusaamad. Sest et veel kuskil suurusjärgus 2004, 2005, 2006 sa võisid oma primetime ajatsoonid sisuliselt ehitada mingitele välismaa sarjadele, eks ole. Kui me saime oma eetrisse seal Meeleheitel Koduvere naised või Loost ja ikka väga nagu hästi. Täna ma arvan, et ei ole sellist sarja maailmas olemas ja seda sarja enam maailmas ei saa ka olema, mida oleks võimalik Eesti telekanalil panna, ma ei tea, kell 8, kell 9 või isegi kell 10. Sa pead panema ta kuskil kell 11, pool 12. TV3 on jõudnud, me veel areneme, me nii kõvad veel ei ole, et TV3-l ma olen näinud kõige vägevamal juhul vist oli 1:45 öösel uus sari, teleesilin astus. Väga hea. Et see lihtsalt on nii, et liiga suur hulk inimesi on selle kätte saanud muul moel. Mitte tingimata ainult piraadi kombel käitudes, aga ka lihtne tõsiasi, et telekanaleid isegi kõige lihtsamas kodumajapidamises täna kipub olema ikka selline 100+, eks ole. Et või näed. Et igal juhul me oleme jõudnud sellesse staadiumisse, kus sa saad selle ülima tõenäosusega selle globaalse menuki enne 10 korda kätte, kui ta jõuab Eesti mainstream telekanali eetrisse. Ja ma arvan, et seda olukorda saavadki muuta sisutootjad, muutes kogu seda õiguslikku platvormi, mis seal taga on. Ehk unustatakse ära või lõpetatakse ära see nii-öelda regioonide kaupa õiguste jagamine. Nagu tegelikult seda täna juba minu arust muusikaga tehakse. Muusika ei ole minu teada väga regioonidega seotud, ta on suht nii-öelda nagu igal pool. Aga millegipärast film ja video on väga siukeste nii-öelda nagu regioonidega seotud õiguslik. Et kui see asi nii-öelda tuleks eetrisse samal ajal Ameerikas, kui ta tuleb Eestis, siis lahendaks see probleemi mingis mõttes ära. Meil on publikust küsimus. Anname mikrofoni ka, meil on siin ikkagi moodne keskkond siin. Hallo. Ärimudelist rääkides siis kiire küsimus lihtsalt, et Kaspar Korjus olen. Et te läksite Spotify'ga koostööle, et kas siuke asi kuidagi hakkab ära tasuma, et kui palju teil klient on ja kui te suudate avalikult rääkida, palju te kaotanud raha olete Spotify'ga koostööst? Ma sain aru, et see küsimus oli küsitud minu käest, jah. Ei saa öelda, palju oleme raha teeninud või kaotanud, börsiettevõtte ja lihtne sinna taha pugeda. Ei saa öelda, palju on kliente, täpselt sama põhjus. Aga kindlasti saab öelda, et see projekt on pigem edukas ja me selle projektiga liigume edasi. See projekt on edukas selle poolest, et ta on nii-öelda nagu turunduslikus võtmes ja nagu sõnumina võib-olla siuksele natukele suurele ja igavale Eesti Telekomi tüüpi ettevõttele ikkagi tegelikult nagu äge asi. Ja ta annab väga palju siukest nii-öelda nagu just seda sisu ja mitmekülgsust juurde. Et selles suhtes kindlasti ta jah, võib-olla nii üks-ühena võttes, ta ei ole selles suhtes nagu negatiivne projekt, aga ta ei ole ka mingisugune meeletu kasumi projekt. Siuke hea tipp-top. Aitäh, Kaspar. Vastus said. Aga me rääksime siin rahast, kuidagi oleme siin sportlikuks läinud, oleme edasi libisenud sellest rahast, aga ärimudelite mõttes, mis võiks olla need uued ärimudelid, mis siis tegelikult neid noori inimesi köidavad, et me teame siin, eks ole, on subskriptsioonipõhine mudel. See on see, et sa maksad, ütleme näiteks kuus mingisugune summa, ütleme 10 eurot ja selle eest saad siis juurdepääsu mingitele sarjadele, filmidele. Siin on siis mudel, mis on reklaamimudel, kus siis tuleb ära vaadata mingi hulk reklaami, et mingit sisu saada. Aga kui me mõtleme just nüüd nende noorte inimeste, nende milleeniumi laste peale, kes võib-olla mõned on juba natukene vanemad inimesed, siis mis on need ärimudelid,
mis neile võiksid olla üldse vastuvõetavad. Katrin, alustame sinust. See küsite siis akadeemiku käest ärimudeli kohta nõu, see on hea mõte. Et selles on oma põhjus, miks ma otsustasin doktorikraadi minna omandama. Nii. Ma saan jälle lihtsalt toetudes sellele, mida on uuritud, saan rääkida natuke kahest asjast, mis on üks element sellest ärimudelist ja teiste asjade kohta ma lihtsalt ei ole võimeline kommentaari andma. Et üks on see, et meedia tarbimine kui selline, et meedia sisu, see on siis nüüd USA andmetel jälle, USAs on selline asi nagu Pew Internet ehk nagu PE2V, mis teeb regulaarselt väga kõrge tasemega uuringuid ja nemad jagasid nagu milleeniumi põlvkonna jaoks meediatsoonidesse ehk siis nagu sisu järgi või tarbimisharjumuse järgi. Et seal on näiteks sellised asjad nagu näksid ehk mis võtab umbes 5% sinu sellest mindshare'ist ja näksid on asjad näiteks nagu Candy Crush on ju. Mis on selleks, et me tänapäeva maailmas enam meil ei ole tarvidust või me ei oska igavust tunda, sest et meil on näksid. Siis on joad ehk nagu streams on ju, kust tuleb selline jooksev breaking news. Voogedastus. Siis on virnad, mis on peamiselt how to, et kuidas teha. Noh, et see on see, et me tänapäeval teame, et ükskõik mida meil on vaja teha, kas vannitoas plaati panna või heegeldada elevant või mida iganes. Et me suure tõenäosusega on selle kohta YouTube'is video ja siis mingisugune WikiHow mudel ja nii edasi. Et noh, on see selline nagu õpetavad. Jah, et siis on siis selline nende meediatsoonide kaudu, et me ütleme siis teadlased on teinud kindlaks perspektiivsed meediatsoonid, et ma kujutan ette, et kui ma üritaksin teha sellega raha, siis ma püüaksin järgida seda. Ja teine on see, mida räägitakse üldiselt siis milleeniumi põlvkonna ja reklaami kui sellise kohta, et kuidas nendele reklaamida ja kuidas nendele mitte reklaamida. Et noh, mingisugused asjad on seal sellest, et autentsus mõjub paremini kui info kvaliteet mõnes mõttes, et sa mõjud siirana. Teine on see, et sa oled sotsiaalselt vastutustundlik bränd ehk et see on põlvkond, kes tõepoolest hääletab oma rahakotiga, kui neile tundub, et see bränd on nõme või halb või ebaadekvaatne maailmaliige, mingid sellised asjad. Aga noh, ma räägin, need on väiksed osad sellest ärimudelist, et edasi ma veeretan selle palli sinnapoole ära. Paar päeva tagasi arutasime ühe kolleegiga seda sama küsimust just, et mis on nii-öelda meelelahutusliku maailma siuke tuleviku hinnamudel. Ja seal nagu selle sissejuhatuseks, selle mõtte sissejuhatuseks käis välja siukse näite, et kui sa 10 või 15 aastat tagasi tahtsid endale osta autot, siis sa kogusid selle raha kokku, palju auto maksis, läksid selle auto müüja juurde, ostsid selle auto ära. Kui sa siuke 5 kuni 10 aastat tagasi tahtsid endale osta autot, siis sa läksid liisingu anda juurde, vormistasid enda liisingu, tegid sissemakse, ostsid auto ära. Siis täna, kui sa tahad autot, siis tegelikult see võimalus on selline, et sa lähed automüüja juurde, ütled, palju sa oled nõus talle iga kuu maksma, sa võtad selle auto ja pärast seda, kui sa oled selle autoga sõitnud nii kaua, kui sa sõidad, siis sa viid selle tagasi tätsid. Ehk tegelikult see ostuprotsess on väga palju muutunud. Ja siis sai meie koosolek läbi ja me ei jõudnudki tegelikult rääkida, kuidas televisioonimaailmas seda asja teha võiks. Aga mulle endale tundub, et vähemalt lähiajal võiks panustada siukse nii-öelda subscription model based, et üks summa kõik sisu, et see tarbija ilmselt ei viitsi seda igat väikest detaili ja igat väikest nüanssi eraldi ostma või maksma hakata, et kui ta saab ise valida, mida ta vaadata tahab ja see on ühe flat fee, siis see tundub mulle nagu tänase päeva siuke nii-öelda Spotify mudel. No kui me vaatame ka maailma sisutarbimist, siis Netflix on nagu ühe näide, mis on hästi edukas selles valdkonnas, eks ole, et nad on kogunud selle kogu sisu kokku ja ütleme, kui me Skandinaavia kolleege vaatame, siis lineaarkanalid hoiavad peast kinni vaadates, mis tõusu teeb Netflix, et aga Olle Tischler, et kuidas sulle tundub, et mis need ärimudelid siin lähiajal meelelahutusmaailmas võiksid olla, mis edukad on? No kui ma teaks, siis ma juba jookseks, on ju. Aga ma saan aru, et Oracle selles mõttes on ju siuke ettevõte, kellel on mingi idee ja siis nad ehitavad sinna ümber selle palli, mis nii-öelda edukaks muutub, et siin on nagu kaks suunda, et korraks oli jutt siin kõikidest radikaalsetest uutest lõbustusvahenditest, on ju.
tegelikult tehnoloogia maksab kohutavalt, eks. Ja nii nagu maksab ka sisu, on ju, nii maksab kõik see edastamine, maksab tema formaatimine, maksab tema eriti striimitavana hoidmine on ju kiirel meedial, et see tegelikult see hind kasvab ikkagi äärmiselt jõhkralt ja selles mõttes äärte peal proovitakse igasuguste ärimudelitega, on ju, aga paljud nendest tegelikult raha teenivad, et see on vägagi riskantne, et selles mõttes ka kõiki selle uute kanalite või uute ärimudelite loomine ei ole ainult idee küsimus, vaid sa pead alati, seal tulevad need samad küsimused õiguslikud, eks ole, millises kanalis sa võid mida levitada, siis teine küsimus on väga raske, kuidas sa selle sama raha kokku kogud ehk billing on ju, et seal võib tekkida nii tohutu palju osapooli, et selle teenuse konstrueerimine läheb liiga keeruliseks on ju. Ja eriti kui see on selline, kui me tahaksime näha, et see sama tarbija või see tarbijagrupp võib hakata oma sisu ise kujundama, siis sealt hakkavad need barjäärid ette jooksma, et tegelikult tehnoloogia maailm ühelt poolt küll näitab, et me tahame õudselt kiiresti areneda ja me teeme kõike, teiselt poolt see raha on vaja tagasi teenida, sellepärast et jah, see ikkagi väga palju tehnoloogiat jääb kasutusele võtmata, eks, ja neid hästi toimivaid asju siiski üritatakse väga kaua hoida töös, on ju. Ma olen nõus selle väitega, et see kogu see asi, et selle tehnoloogia osakaal ja see panus sinna väga suureneb ja see tegelikult suurendab ka kulusid. Ja tegelikult, kui sa siin tõid seda Netflixi näidet enne välja, siis tegelikult nemad nagu rahastavad ja nende hinnastamismudel on väga palju seotud ka kvaliteediga. Ehk nii-öelda see basic subscription maksab sul seal, ütleme, 7-8 eurot, aga kui sa tahad seda pilti HD-s või 4K videos, siis sa pead nagu juurde maksma juba. Ehk tegelikult on ka see üks siuke nii-öelda hinnamudel, mis meelelahutusel tulevikus olla võib, et lihtsalt, et selleks, et saada paremat kvaliteeti, maksad sa rohkem ja taaskord, kui see võib-olla siuke tehnoloogiline teadlikkus inimestel on kõrgem, siis nad saavad ka aru, et seda raha ei küsita tühja, vaid see tõesti selle signaali ja teenuse pakkumine kõrgema kvaliteediga maksabki rohkem raha. Kohe ma küsin Olle Mirme käest ka ärimudelite kohta, eriti situatsioonis, kus me teame, et tavatelevisioon kaotab reklaamitulusid. Aga enne seda on meil üks küsimus publikust. Ja nüüd räägin, jah. Tervist, ma ei saa küll öelda, et ma olen mingisugune ekspert nende ärimudelite puhul, aga ma võiks öelda nagu oma isikliku meediatarbimise kogemuse põhjal, et eriti mis puudutab näiteks YouTube'i ja Twitch'i, et mulle tundub, et üks võimalik ärimudelitest tulevikus on see, et sisu toodavad üksikud inimesed kuskil kodudes ja nemad teenivad raha selle eest, et nende vaatajad annavad neile otse mingisuguseid annetusi, näiteks Patreoni kaudu või lihtsalt otse annavad nendele raha ja siis nagu ärimudeliks jääb siis sellele firmale, kes vahendab seda sisu ja siis võtta sealt siis mingisugune väike nagu protsent. Et selles mõttes, et see sarnaneb nendele subscription nagu põhistele teenustele, aga selles mõttes ongi see, et sisu toodab üksikisik ja toodab seda mingisugust oma vaatajatele või kuulajatele, kes siis ise igaüks annab või annetab või maksab mingisuguse summa, mis neile tundub hea. Ja siis firmadele jääb lihtsalt see vahendaja roll. See on kindlasti üks stsenaariumeid, ma arvan, aga see ei hakka suuri meediakanaleid mõjutama. Hollywoodi filmi selle mudeliga ei seda ei tee. Isegi Eesti tasandil ma arvan, et see ei oma mingit väga määravat mõju, sest et veel kord, et tegelikult suurtele provideritele on tarvis stabiilsust, on ju, ja nad loovad seda nii tehnoloogiliste kui sisuliste vahenditega, on ju, kui turunduslike vahenditega. Aga kindlasti jah, mingis sihtgrupile see mudel toimib, see lihtsalt, et ma teen enda asja hästi ja teised annavad vastu, et see on. Olle, te kindlasti vaatate uute ärimudelite poole ja mõtlete, kuidas televisioonist natukene täna endiselt välja kanduvat reklaamiraha siis kas tagasi tuua, viia seda kusagile mujale. Mis teil selle kohta öelda on?
Vot see, mis on meil öelda, seda ma ei tea. Minul on öelda seda, et ma olen raha teemal kõva ekspert küll televallas, aga kahjuks nagu valet pidi, ehk et ma tean jumala hästi, ma olen kõva kulutaja, mul tuleb see täitsa nagu hästi välja, et üha kallimaks need saated lähevad, mida ma Eesti teletegijatelt tellin ja üha rohkem raha need näitlejad oma surematute rollisuorituste eest ootavad ja seal kuidagi ma olen väga kivekäpp, et tean küll, kuidas see raha läheb ja miks teda läheb üha rohkem ja rohkem. Kuidas nüüd tagasi saada, vot selleks ma käisin valedes koolides ja elasin kuidagi teistsugust elu, et ma ei tea. Ja mul on tunne, et see aus vastus on, et vähe sellest, et minusugune väike Eesti teletöötaja ei suuda nii keerulisele küsimusele vastata, et ega vist ikka nagu päris lõpuni või nii kuidagi selgelt sõnastatud ja suurele küsimusele. Ma ei tea, kas maailmas täna neid inimesi üldse on, kes tegelikult oskavad vastata. Meie poole pealt, reaalsus on see, ei ole häbiasi õppida suurematelt, parematelt, targematelt ja tublimatelt, ehk et meie tähenduses kõik väikesed teleturud või üldse meelelahutusturud. Eks me ennekõike ju natukene püüame ise ka nagu mõelda võimete piires, aga ennekõike vaatad, et mis seal suures, et mis seal nagu, eks ole, nendel turgudel, kus on seda rammu, raha, rahvast, eks ole, mis sealt hakkab nagu välja joonistuma. Ja ütleme, viimane 10 aastat see asi pigem läheb kord-korral nagu segasemaks kui selgemaks. Neid küsimusi tuleb iga aasta juurde ja juurde ja juurde, aga ma ei tea, mis see vastus on. See on nagu ilgelt nõme niimoodi öelda, aga kui ei tea, siis ei tea. Et jälgime mängu, vaatame, oleme valmis, mis iganes, teeme oma väikseid asju seal. Loomulikult on meilgi veebipõhine televisioon, maksad ilusasti oma raha, saad vaadata nii otse kui järgi. See kõik on selline tänapäeva maailmas juba nii elementaarne, et ei vääri isegi nagu üleütlemist, aga sellest puudub revolutsioonina alge. Et kas see revolutsioon, mingi põhimõtteline muudatus, teistpidi kuidagi ärimudelid, vesiveskid hakkavad, ma ei tea, hoopis teistpidi pöörlema, jälgime, tekib vaatame. 2 maailma, ma arvan, et jääb see sama klassikaline meedia või me räägime siin ainult telekeeles hetkel on ju. Ja tekib sellist fragmenteeritud meediat, fragmenteeritud ärimudeleid on ju, nagu oli just ennem jutuks, aga ja jäävadki 2 paralleelmaailma. Tegelikult on tehnoloogia maailmas sama asi toimunud, et on olemas väga palju vaba tarkvara, vaba ka muusikat, eks ole. Spotify ei ole üles ehitatud sellele või Netflix, et nad jagavadki kõik tasuta. See on atraktiivne. Tasuta sisenemine. Jah, tasuta sisenemine või jäetakse mingi tasuta ala on ju, eks ole, aga raha tuleb ikkagi teenida lõpuks. Ja ilmselt tekivad seotud turundusmudelid, nagu fusion turundus on ju, kus me võime näha ebaharilikke kombinatsioone, et mida ja kes ja kuidas koos turundatakse. Kui BBC mingeid seisukohti jagada, siis nende seisukoht on ka see, et toimub selline heade koostööpartnerite moodustumine, et kes teeb seal Netflixiga ja kes teeb HBO-ga ja kes teeb Amazoniga, et moodustavad sellised nagu väiksed grupid, mis siis nagu üritavad koos seda sisu kuidagi rahastada ja selleni jõuda. Aga üks tegelikult tõesti, millest me oleme väga palju telekesksed olnud, aga räägime natukene nagu laiemalt, et kui me mõtleme YouTube'i peale täna, eks ole, siis YouTube pakub ikkagi väga tõsist konkurentsi mis tahes televisioonile, muusika kuulamisele, millele iganes. Et kuivõrd on millenniumi lapsed YouTube'i lapsed? Ütleme nüüd, et YouTube'il on, sellest hetkest, kui ta ületas selle kriitilise piiri, siis kus ta muutus laiatarbe sotsiaalmeedia harjumuse osaks, siis ta siiamaani on seal suhteliselt püsinud, et on arvestades, kui loksuv see kõik on ja kui kiiresti mingisugused asjad ilmuvad ja lahkuvad, siis ta on olnud üks nendest asjadest, mis on suhteliselt stabiilsed. Et selles mõttes ma ei oska nagu midagi väga põhjapanevat praegu selle kohta öelda, et tundub, et on ja kestab.
no BBC on täna kõige rohkem mures sellepärast, et neilt võtab vaatajaid ära YouTube. Et YouTube on järjest populaarsem, kõik on seal on erinevad mingid kanalid, seal on erinevad inimesed, kellest on saanud mingid eraldi staarid ja nii edasi. Karl, mis sinu jaoks TV ja multimeedia valdkonna juhina on täna kõige suurem ja kõige murelikum konkurent? Jah. Mingis mõttes see tegelikult see YouTube ongi või võib-olla ka YouTube all lihtsalt peaks silmas seda, et see üldse kogu see video vaatamine muus keskkonnas kui Elioni keskkonnas on ju. Ja tegelikult sellega tegelikult ma ütlesin ka natukene selle vastuse või selle nagu lahenduse ära, et kui need inimesed või kui need rakendused ja tehnoloogiad sinna meie keskkonda tuua, siis nad jäävad ikkagi meie juurde. Et iseenesest see nagu minu vaates ei ole vahet, kas tarbija vaatab seda nii-öelda sealt läbi meie keskkonna, kas ta vaatab Kanal 2 või ta vaatab YouTube'i või ta vaatab mingisugust kolmandat või neljandat asja. Et ütleme nagu, et meie vaates on oluline see, et ta oleks selles meie keskkonnas. Ja tulenevalt sellest see areng või see pikaajaline nägemus ongi, et pigem selle nii-öelda keskkonna ülesehitamine selliselt, et kasutajad seal oleks. Tegelikult sama tahtsin juba üsna ammu meie diskussiooni alguses öelda, et Elioni näitel või et kanal jällegi, mida paindlikum ta on ehk mida erinevat meediat ta saab sealt läbi lasta, on ju, seda parem talle on ju, et kindlasti. Ja mida suurem toru ta on? Mitte suurem, vaid tehnoloogiliselt nagu võimekam, paindlikum. Sinna tekivad alamgrupid, sinna sisse võivad tekkida mingid need ärimudelid on ju, et ja erinevad sisupakkujad on ju, et. Just. Eks see nägemus ongi pigem kogu see asi nii-öelda nagu koondada sinna ühte keskkonda kokku. Olle, missugune on teie vaates YouTube, on ta kuidagi konkurent? No kas sa näed, et nii kontseptuaalsed küsimused, et ilma pikema mõtlemiseta päev selge, kõik on meie konkurent. Hea ilm, mis viib inimese meist eemale, YouTube, mis kui ei kisu teda tingimata ära, siis vähemalt lahustab talle ühe silmaga, vaatab seda teisega toda, eks. Et kõik on lõpuks ükskõik millises meediavaldkonnas sa nagu ei tööta või meelelahutusmeedias või kuidas iganes me seda ka ei ristiks. Iga issand asi ja eriti kui me räägime nii tänases maailmas suurest vägevast domineerivast nähtusest nagu näiteks YouTube. Kui sa küsid, et kas me tajume teda konkurendina, muidugi tajume jah. Et mis muud vastust siin nagu olla saab. Kas me kuidagi saame selle vastu midagi teha? Ilmselt seda rammu meil ei ole, et YouTube Hiina kombel, Hiina või Põhja-Korea kombel kuidagi lihtsalt kinni keerata, et järelikult ainukene, mis alles jääb, on see vana hea konkurentsiloogika, et sa lihtsalt võimled, rabeled selle nimel, et hei, me oleme ka siin, eks ole, et käi seal, aga tule siia ka ikka aeg-ajalt või ole meiega natukene rohkem ja nendega natukene vähem. See on nagu meie mängumaa, eks, aga me ei saa kuidagi siin nagu kätt ette panna, see on ju päev selge. Me hakkame varsti lõpetama siin oma Millenniumilaste ja meelelahutuse paneeli, et kas on küsimusi tekkinud vahepeal publiku hulgas. Ma vaatan, mõned publiku liikmed on siiski läinud sinna Paide Paisjärve juba ujuma, kuigi ma ütlesin, et alles 1,5 tunni pärast läheb vesi soojaks. Küsimusi ei ole, aga viimane küsimus tegelikult on üks, jah. Üks hetk. Kohe tuleb mikrofon ka. Et kui palju saateid on juba YouTube'is ja kui ei ole, siis miks veel mitte? Kes on siis sulle või? Ma ei tea, see on vist nii hea küsimus, et kõik võivad vastata, mis parasjagu sülg suhu toob, et kõik vastused on vist õiged. Ehk teisisõnu, kes teab? Siin on noorel inimesel küsimus. Oota üks hetk, me toome sulle mikrofon. Oota üks hetk, kohe tuleb mikrofon. Et YouTube'is ei tohi seepärast nii palju saadi näidata, et on omaniku õigused seal YouTube'is, nii et sa peab maksma, et näidata seda telesarja ka YouTube'is. See väärib aplausi. Suurepärane vastus, jah.
nii, aga. Näete, te olite mures noore põlvkonna pärast. No, absoluutselt, no täitsa nagu ühesõnaga. ei ole nagu põhjust muretsemiseks. Aga ma küsin viimase küsimuse ja kõik saavad sellele korra vastata. Mis on see, mida kindlasti ei peaks tegema millenniumi põlvkonnale? Mis nagu tänapäeval on moodne öelda, ajab nad ikkagi räigelt kettasse? Ei tasu nende poole pöörduda, nimetades neid millenniumi põlvkonnaks. Okei. Ei tasu minu arust liiga palju pingutada, siis ei ole enam cool. See oli tegelikult minu mõte, et jah, ei tasu lolliks minna nende fragmenteerimisega, ma ütleksin selle peale. Ma ei vasta küll su küsimusele, aga ma vastaks hoopis sedapidi, et ei maksa lolliks minna ka nende tagaajamise ja jahtimisega, kui rääkida nii-öelda sisuvahendaja või tootja seisukohalt, sest et kes meist ei tahaks olla hingelt igavesti noori ja kuidagi hängida kuidagi lahedas seltskonnas. Teine pool reaalsusest on see, et selles üha vanemas eas täiskasvanuks saavas tänases tegelikkuses sellel iseenesest väga lahedalt seksikal coolil ja sotsiaalmeedias rockival 18, 19, 20, 21, 22, võib-olla ka 26, 7-aastasel inimesel, tal ei ole seda raha, mida jahtida, sõbrad, et ta kumb, kas elab oma vanemate rahakoti peal, ta on just loonud pere ja kuidagi püüab oma esimese auto ja Kalamaja korteri kätte saada. Ühesõnaga see raha kulub kuhu iganes mujale. Jahtida tasub, see on võib-olla nii-öelda paljastan ärisaladuse, aga nii-öelda kui tahad rikkaks saada, siis keskendu raha mõttes ikka sinna 30 plussile, et selle 18-aastase megatarbijaga, ühesõnaga ta näeb tore välja, aga taskud on tühjad. Suur aitäh, kui on veel küsimusi, siis siia lõppu saab neid püstitada ja esitada. Kui ühtegi küsimust ei ole, siis ma tänan teid väga, et jaksasite meie paneeli kenasti lõpuni kuulata. Ja Paide Paisjärves on vesi 24 kraadi.